Mis pidu täna on? Ta on Blow ja Martin Saar mängib. Oi, ma tulen ka kindlalt. Tavai, lähme. Jaa, muidugi. Te olete listis ju. Oota! Kui ma see hea kõrve pean tulema, siis ma teen tatoka juba. Oh, normid tibud ju. Me pole mingid tibud. Me oleme fucking tüdrukud. Tere! Tere! Mina olen Nikolai, a.k.a. Nix. Mina olen Joonas, a.k.a. Johnny. Ja meie oleme poisid. Poisid! Ja täna meil on väga erilised külalised. 2 väga ilusat, toredat tüdrukut ja kumb sulle rohkem meeldib? Kumb sulle rohkem meeldib? Ma ei tea, ma olen mentaalselt katkim. Meie väga erilised külalised täna on tüdrukud. Tere! Okei, aitäh, väga tore oli näha. Ei, või kus teie? Head aega. Teil ei ole. Alustame õigesti. Tere! Minu nimi on Eliis, a.k.a. Grünts. Minu nimi on Karmeli, a.k.a. Psüüskand. Ja koos me oleme tüdrukud. Poisid peavad harjutama seda. Ja. Ühel tuli juba päris hästi välja, aga pole hullu. Pole hullu. Te nüüd vaadake ja õppige. Tüdrukud on saade, kus me räägime ausalt, avameelselt ja ilma filtrita elust ja kõigest sellega seonduvast. Nii et tere tulemast tagasi või tere tulemast. Tegelikult tutvustame siis täna meie külalisi õigesti, et kes meil täna tuleb, Eliis? Meil on täna väga erilised külalised, kellega te juba tutvusite. Need on muusikamaailmas tõusvad poisid, kes tõmbavad absoluutselt iga peo käima. Give it up for Nix and Johnny! Yes! Tere poisid! Kas seal on parem istuda või? Või oli siin parem Locking istuda? kinga. Siin on veits mugavam. Tere! Seljas on rohkem tunne. Aga tegelikult mainime ära, et kes meie vlogi vaatasid, teavad, et meil juhtus väike äpardus. We fucked up. Eelmine episood, jah, we fucked up, aga me anname endast uuesti uus proov. Targemad. Õpitaksegi vigadest, nii et siin me oleme. Jah, mis sitasti, see uuesti. Nii et me tahame aga kolmandat korda ei viitsinud. Ei, kolmandat korda enam ei tee. Nii et palun, let's make this happen. Aga palun, rääkige endast, kes te olete? Me oleme siis tema Nikolai ja mina olen Joonas, taaskord. Me mängime mussi siis ja põhiliselt käime ülikoolis ja DJ-d olete? DJ-d jah, see on see ametinimetus meil. Ja teie nii-öelda koosluse nimi on siis Nix and Johnny, jah? Jep, that's it. Okei. Mihten, kuidas on ülikooli kõrvalt kerge raske, lihtsalt andke lühike vastus, kuidas kerge raske sellist asja teha on? Kerge. No kerge tegelikult. Kuidas selle unerežiimiga on? Unerežiim on nagu, see on üks asi, mis on nagu negatiivne, on see, et nagu see on raske. Et kui sa lähed mingi üks õhtu kell 12 hommikul magama ja siis päev pead juba selleks 12 hommikul. Et see on võib-olla kohati keeruline. Esmaspäev ja teisipäev raad siuksed. See on raske, aga muidu see on kõva, et nagu nädalavahetused on ainult töö, vaata. Et nädala sees me midagi tegema nagu. Päev pidu ja me saame raha selle eest. See on goals, see on tõesti päris hea. Aga ülikooli plaanite siis lõpetada ikka? Jah. Plaan on? Plaan on kindlalt olemas, jah. Plaan on kindlalt, iseasi kui pikk, kui kaua nagu. Kas see on siis nagu plaan B teie jaoks ja plaan A on nagu DJ-ks olemine või see on pigem plaan A ja plaan B on see DJ-ks olemine? DJ-ks nagu kindlasti jääda ei taha. Ei taha. Pigem nagu jah, ülikoolis võiks lõpuni käia. Kui muusikaga tegelikult, siis pigem ikkagi nagu muusika loominguga, kui siis mingi lihtsalt muusika mängimine. Et selles suhtes ma loodan, et kui te 20 aasta pärast stuudios tulete, mitte üldse midagi stuudiost halvasti öelda, aga ma just loodan, et 20 aasta pärast ma ei ole seal iga nädalavahetus. Okei, ehk siis mis vanuselt umbes sa ära lõpetaksid? Ma ei usu, et ma lõpetan ära kuidagi, ma just arvan, et shiftib kuidagi. Edasi tuleb liikuda vaata. Aga mis siis juhtub, kui see ei ole nagu teie kätes teha,
aga lihtsalt you guys blow up on ja te lihtsalt olete nüüd järsku nagu mingi maailma tegijad. Kuidas te, aga see ongi see, aga see ei ole see, mida te otseselt tahtsite ülikooli lõpetada, nüüd teil on niisugune moment, et teid kutsutakse mingi kõige suurematele üritustele, mingi kõige kuulsamate DJ-dega koos, et kuidas te reageerite, et siis ongi see fakt, et nagu ma arvan, et kui keikajas tuleb sisse nagu 50 kilo, siis mu vanemad ei ole mingi, kuule see baka on ikka päris. Äkki nagu lõpetaks ära. Ma arvan, et 30-ni saab siis keikajast teha ja siis vaatab seda ülikooli plaani edasi. EBS on ka variant vaatine. Muidugi, igas vanuses võib õppida. See on nagu see Tanel Padar tegi selle reklaam oli vist, on ju? Jah, Tanel Padar oli mu kooli. Täpselt Tanel Padar blow up'is tegelikult niimoodi, suht nagu out of nowhere Eestis vähemalt. Ja siis ta pärast lõpetas kõik ära. Jaa, ei, jumala aus. Mul oli temaga majandus koos koolis. No vot, isegi sina. Seal tunnis ma midagi ei õppinud. Vaatasid Tanelit ainult. Kõik pifid olid lihtsalt mingi mikromajandus. Tanel on päris ilus mees, jah? Kuule, aga me läksime juba tulevikku, räägime äkki räägime minevikust, et kuidas üldse tekkis huvi DJ-tamise või muusika mängimise vastu ja kellelt te nii-öelda inspiratsiooni saite selleks? Lähim täitsa algusest. Me olime, siis kui me olime 11. klassis, me olime oma kooli retsi peal ja siis sinna tuli üks meie siis nii-öelda eks-jumalatest, kes oli selleks ajaks meie kooli lõpetanud. Ta oli üks meie hea sõbranna, kellega me saime hästi läbi ja tema võttis kaasa Hugo Martin Maasik, kes oli siis kartuunis ja nüüd on Whatevas. Hugauks. Ja Hugauks, kartuuni Hugo. Ja siis me lihtsalt jõime temaga väljas viina ja rääkisime juttu 2 tundi. Kuidas päris sõprused algavad? Pärast kirjutasin talle, et ma tahaks mängima õppida ja siis ta saatis mind pääskülla ja siis Eliis laenab mulle mingi kuuks ajaks oma selle väikse selle, et kontrolleri. Ma ostsin DJ kontrolleri ja ma arvasin, et see on minu kutsumus. Ei olnud. Aga sa proovisid kaua seda või kuidas sa aru said, et see on nagu? Ma proovisin mingi pool aastat ja siis huvi kuidagi tulid muud asjad pildistamine ja asjad, siis ma mõtlesin, et las ta jääb. Mul oli väga palju kasu sellest. Sitaks tore ju, nagu, et sellist asjast sai niimoodi alguse. Tegelikult sinust saad suur panustus selle. Tänu minule. Olete te praegu siin. Saad elu lõpuni listi kohe ära teinud. Nii et jagage oma asju, jagage oma kontrollereid ja jagage oma... inimestega. Aga kas siis Hugo oli teile nii-öelda suurimaks inspiratsiooniks? Papa Hugo. Papa Hugo. Hugo selles suhtes nagu, kui me võtame Eesti, ma arvan, ta oli nagu Eesti mõttes kindlasti üks suurim inspiratsioon. Pluss tema oli see vend, kes tassis meid igale poole kaasa. Nagu algusest ta reaalselt võttis põhimõtteliselt meil käes kinni, tassis mingi Hollywoodi O-Snapile, Andri peale. Ja siis Andrile, et kuule need kutid mängivad ja nagu props Andrile mingi, no kui sa nii ütled, vaata. Ja sealt tegelikult see nagu suures osas saigi alguse, et sealt läks kõik edasi. Aga kes on teie kõige suuremaks inspiratsiooniks? Ongi Hugo! Ma ei ütleks nagu no offense to Hugo, aga midagi nagu sõbervärki, suurim inspiratsioon küll ei ole nagu, kui ma mõtlen mussi mõttes, siis nagu pigem nagu mingi, kes nagu mingi Hegikuu ja siuksed on kõige kuulimad nagu... Selles suhtes maailma, on nagu erinevad tasemed, nagu maailma tasemel ja on nagu sõprade tasemel, aga samas minu meelest nii minul kui Joonasel on väga tihti see, et kui me mängime tegelikult väga tihti nagu Whateva laividel soojendame neid või mängime pärast neid ja kui me kuuleme tegelikult ja näeme seda, et inimesed tulevad nagu nende muusika pärast kohale, teavad kõiki laule algusest lõpuni, et see kindlasti tegelikult nagu reaalses momendis inspireerib reegelt. Sest üks asi on mingi Post Malone'i laivi vaata nii YouTube'ist ja teine asi on see, kui su enda sõbrad on laval ja kõik teavad nende laule. See on tõus. See võib päris, ma kusjuures täna ütlesin seda sama, me käisime seal koolis, olime kohtunik, eks kooli ja seal oli nagu, tüüpiline, see oli Nublu laulaine esitati, aga siis oligi see terve nagu saal hakkas selle lauluga, kõik laulsid sõnu kaasa, ma mõtlesin ka Liisele, et hästi haige, ma ei kujuta ette seda tunnet, kui nagu ükskõik kuhu sa lähed, kõik tunnevad su nagu mingi laulusõnu ja see on nagu väga powerful feeling, ma kujutan ette, et kui teil ka mingi tulevad sinna fännid kokku ja hakkavad laulma teie mingi või elavad räigelt kaasa, siis see tunne on Muuseas vahele öeldes igaks üks nagu shameless promo, et 6. detsember on meil Ei, go ahead! Vaat sinna kaamerasse 6. detsember on meil enda üritus 9-11-is Bombossa ja Raigoga. Tulen kindlasti kohale.
ongi, et kes ei tea, ei ole kursis, minge vaadake üle, et minu meelest kõige tuusam ongi see, et live experience, mitte see, et ärge pange isegi YouTube'is midagi, minge lihtsalt vaadake. Minge vaadake, mis mush on. Ega meie ühtegi setti YouTube'is ei ole ka. No, nii et... SoundCloudis on, aga... SoundCloudis on. Aga... Tul kohale pigem. Jah. Aga mul on järgmine küsimus. Te olete siis duo. Te olete sõbrad, aga siiski erinevad inimesed. Kas teil lahkelisid / tülisi ka tekib vahel? Ma olen kindlasti see põhimõelise, et Aga tore, et sa tunnistad ise, et ma ei saa aru, miks meil tülid on. Ma tean küll, ma tavaliselt siis, kui beat match on möödas midagi, siis ma lähen suht närvi ikka vahepeal. Ma olen seda teinud võrdlemisi palju, et miks mingi keerab mingi ülemineku persis, ma natuke saan kurjaks ja siis viskan ma klapid dramaatilist lavale, olen vetsi kännipärast mängima nagu, seda on juhtunud mingi 5-6 korda vähemalt. Kuidas käitud? No tegelikult nagu see on tihtipeale, kui see on mingi hästi lahe üritus, näiteks kui see on mingi meie enda üritus stuudios, ma olen päris õnnelik, sest ma saan nagu üksi mängida. Selles, kui ta läheb vetsu, ma olen mingi chill, seal nagu aega on. No ja see on tõsi, kui on nagu lahe kõike, siis sa tahad võimalik palju puldis olla ja kui on mõtete kõige, siis me käime nagu, me teeme ükshaaval, sest me ei viitsi nagu väga palju mängida ja siis nagu võimalikult vähe. Iga 15 minutit tähendab vaja suitsulkäia lambist. Vennad ei suitsata üldse, aga iga 15 minutit tähendab vaja suitsulkäia. Aga kas teil on mingi hullemaid tülisi ka on nagu, mis nagu püsivad pikemat aega? Ei ole midagi tõsist küll ei ole. Okei, no see on true, vaata. Magate ära ja... Eriti kui kaineks saada. Isegi enne seda või? Üritate kaineks saada? No kõige joogule, mis asja eile toimus kuule? Me nagu tülli ei olegi kunagi läinud, pigem on see, et ma olen kõrval ja siis... Kuigi ta lõi mind 6. klassis. Lehin kätega mingi, mida sa teed, vaata nagu möödas on ja sa kuuled. Ühesõnaga, see on siis nagu muusikaalaselt ikkagi. Inimestena nagu väga ei tülitse ikka. Ja see on ka, kuna see on teie töö, siis nagu mis tööl juhtub, see jääb tööle, et tavaliselt... See on tegelikult ka see, et me mõlemad hoolime lihtsalt nagu sellest nii-öelda Mixing Johnny mingisugusest brändist. See on nagu teie beebi väike, et ei taha. Selles suhtes me mõlemad hoolime sama palju sellest, et me nagu ei ole, et me ei teeks ennast lolliks seal laval. Ja siis ongi, et kui üks teeb, sa oled nagu, mida sa teed? See on minu asi ka. Aga ma selles suhtes tunnegi, et meil on nagu ka Eliisiga saame ka sama näitetu, et meil on ka ju nagu teeme midagi koos on ju ühiselt on ja ma arvan ka, et kui kellelgi on lihtsalt midagi öelda, see on lihtsalt see, et teine inimene peab aru saama, et ta ei taha ju midagi halba sellele, et vaata, et ta tahab lihtsalt, et see asi oleks nagu complete ja see asi oleks nagu võimalikult hea. Aga mis on nagu teie töö plussid ja miinused? Tooge paar mingit näidet. See kui... Unegraafik on kõige suurem probleem, ikka nagu põhiline mure, siis nagu ega see väga tervislik ei ole ka nagu üldiselt nagu kogu see... Tasuta alkohol ja pidu, eriti sõpradega. Need on ohtlik kombinatsioon on see. Ikka väga tihti me lõpetame mingi 7-8 hommikul hallis või kuskil. Oi jumal, mõtle kaua niimoodi jaksab. No sellepärast me väga kaua DJ-d ei viitsi olla ka, et väga kaua nagu tõenäoliselt. Saas vaadates Eesti seadusandlustega võib-olla juunist enam ei peagi väga jaksama. See on perses. Ma ei tea, aitab, ei selles suhtes mul on väga hea meel olnud, et ma olen saanud nautida seda. Et mul on kahju nendest, kes saavad, ühesõnaga, kes jõuavad sinna vanusesse, et nad üldse võivad alkoholi tarbida kuskil niimoodi väljas. Et vaesed nemad. Mõtlen, mis see oli mingi hetk kella 2 enam ei müüa? 3 oli jah. Nagu mingi 2-1 alles pidu tavaliselt. Jaa, sa jõuadki. No see ongi nüüd see, et eelsoohendused kuskil kodudes ja asjades hakkavad niimoodi nii hulluks minema, et... See on samas nagu suuresti Eesti probleem ka, nagu kui me käime ikkagi Euroopas ringi või sa oled USA-s, nagu inimesed ei pidutse kella 5 hommikul. Jaa, ja see ongi täiesti ulme. Ma mäletan, USA-s oli niimoodi, et läksime, aga see oligi nii kaos, et see ei olnud päris see, et vaata, et kell 2 on kõik sealt nagu saalist läinud, vaid see oli niimoodi, et sul on kõik nii pungil inimesi ja kõik on mingi räigelt nagu haip, järsku buum, tuled põlema, tuled põlema, kõik näevad mingi krõõdad välja seal on ja siis sa oledki lihtsalt, ma olin seal nagu mingi what the hell, vaatasin kella, kell on 2 minuti pealt panevad, lihtsalt tuled põlema ja rahvas välja. Ja sellepärast neil ongi kuulsad need afterpartid, neil ei ole, vaata meil on kuulsad ja selle peole on ja vaat see on nagu siuke teema, neil on see, et mis peale pidu saab. Meil on pre-partid. Afterpartis väga nagu
see on naljakas täiesti. Eestlased joovad ennast enne, kui need gruppi joovad juba tavaliselt nii Klubis on nii järjekorras kuskil. nagu osta kogu aeg mingi, pluss seal ei ole nagu siuke, et sa võtad mingise alkoholse joogi ja siis sa lihtsalt saad aru, et seal ei ole nagu alkoholi, sellepärast pigem nagu mõttetu. Ma mõtlen siis nagu baarid ja klubid ju kaas. Fucking peasants we are! Kas tüdrukutel peaks ka suht kerge läheb baarile ette jõuda? Ei, selles suhtes ei ole nagu mingit, nagu ma ei tea, mulle üldse nagu ei ole nagu, noh, kui ma ei ole kunagi olnud see, kes nagu ostab väga. Ei, mitte seda! Ostab lihtsalt alkoholi nagu klubis, sest et fucking hell, te tegite mind... Ei, weekendit. Ei, jah. Ei, aga tegelikult tore, kui keegi naised lähevad klubbi, nad ei pea, muidugi go for it, shameless of course, aga ma lihtsalt ei ole kunagi nagu siuke vend, kes nagu tahaks juua nagu klubis. Jaa, me teeme hotshoti ära ja siis... Minek, siis ma tunnengi, et mulle meeldib teha seda priisoojendust. Sa oled üks nendest, kes on nagu alati järjekorras selle kämberiga, et huvitav, kas täna saab sisse? Ma olen nii purjus, ma ei tea. Igatahes liigume edasi küsimustega, intervjuuga. Mõtlen, et sellise ametiga siis tuleb kindlasti klubides ka palju tähelepanu vastassugupoolelt ehk siis tüdrukutelt. Kas teil on mingeid hullemaid, mitte fangirl, aga võib-olla lihtsalt tüdrukutega seotud stories, et kus nad käituvad veits? Tähelepanu saab küll kõik niks nagu seda mõttes. Nagu, no ta on 1,94 m. Mida on näha? Kindlasti loeb kõvasti. Arvad, et ainult selle praegu? Just üks päev kirjutas mingi sõbranna, et tšau kuule, et kas oskad öelda, et kas Niksil on keegi praegu või? Ma ütlesin nagu minu meelest ei ole, okei, mul üks sõbranna küsis. See on nagu see MSN-i, sorry, mul sõber kirjutas. Sõber kirjutas, ei, see tšikk tahtis ise teada. See on nagu mingi 5. kord, kui mul keegi küsib, kas Niksil on, minu meelest küll. Ma lihtsalt, selle momendil ma paneks siis niimoodi, et ma saadaks tema mingi profiili talle lihtsalt, et mitte midagi ei ütleks, lihtsalt saada profiil, et ta kirjutaks ise talle. Ma ei võta requesti vastu. Hard to get lihtsalt. Peab laivis nägema ja ise küsima otse. Aga kõige huvitavam nagu fännistaadiumist. Aga me näete disse küll. See oli seal Weekend Aftekal näete disse meile ja seal Weekend Aftekal ja siis kui Alan Walker oli siis me mängisime pärast Alan Walkerit seal Weekendi telgis ja siis mingi tüdruk käis iras tugevalt 30 sekundit aga me hakkasime eelmine kord mõtlema selle peale, et võib-olla nagu ta oli nii mälus, et ei saa aru, et Alan Walkeri enam ei ole. Äkki ta või siis ta hiljaks, vaata. Tuli peole ja mõtles, et davai, ma tulen täna disse näitama, ma tahan Alan Walkeri oma disse näita. Tuli peole ja jäi hiljaks, vaata. Ja tuleb kohal vaata päris teised vennad, aga nagu ta tuli disse näitama. Äkki ta võib-olla ei saanud päeval lõpuks hommikul ärkas üles ja siis kelle sõber ütles jõu, sa näitasid disse ja siis ta oli raudselt mingi, tehtud vaata. Vaakene, ei, sa ei näitanud Alanile. Niikuinii näeb mingi topelt ka ja siis on mingi, see on päris aus, kui 30 sekundit ka ikka nagu... See oli ikka päris kaua. Näitasite vastu või? Või mis te tegite? Ei ole midagi näidata. Aga ei, see oleks päris hea reaktsioon, nagu tõmbab ise ka nagu üles vaata, tahaks näha, see on tšiki nägu vaata. Aga kuna vaata, me oleme tegelikult laval ja tema on nagu lavapool näoga, et nagu teda nagu kõik võib-olla ei vaata. Keegi ei näe. Kui me kõik vaatad, siis võib-olla kui me teeks niimoodi, siis kõik teised teeks ka niimoodi. Jumala hea, oleks tegelikult kõik proovima. Järgmine grind proovime. Nüüd me teame, ma ei tea, kas seda nagu hoiduda sellest telgist, siis järgmine grind või nagu, okei, see. No Weekend nagunii ei ole enam. Grindile. Grindile. Weekend ongi nüüd siis ainult Soomes, siis... Nädalavahetust on ainult Weekend. Soome just. Laupäeval peab olema Weekend. Jesus Christ. Wow, that joke, man. Sellega ta neid naisi saabki. Sa võid üles hakkama kirjutama. Aga ei, selles suhtes, mis te nagu, see on veits nagu teemast kõrvale, aga mis te arvate siis, et nüüd kui Weekend ei ole, kas grind saab rohkem tähelepanu tänu sellele? Kindlasti sai juba nagu see beach grind, mis nüüd oli likka. See oli lett. See oli suht rets nagu... Mingi karvake lendab siin. Ma läksin veel laupäeval, me mängisime Stutis ja siis mul oli ausalt, ma olin täiega valmis pidu panema veel. Ma olin juba teisipäeval Pärnus panin pidu ja ma panin nagu... Nädal aega.
ja siis laupäeval pidime stutis mängima ja siis ma mõtlesin, nagu ma ei tahaks nagu Nixi nagu ditsideks veits ruuda ja siis ma ütlesin talle, et ma mängin esimesed tund aega ja siis ma lähen Pärnusse tagasi. Mängisin kella 12 kella 1 ära, läksin sõber võttis peale, läksime 8 Pärnusse koos. Ja siis tee peal ajasime kogemata rebase all, onju. See oli suht traagiline, see oli suht kurb, onju. Ja siis auto läks ka katki niimoodi, et seal nagu tuli mingi auk sisse ja siis nagu radiks läks jaud. Kas see on karma, et sa Nixi ditšisid? Jaa, tõenäoliselt küll jah. Ja siis sealt hakkas jaudus vedelikku lekkima. Me olime mingi 40 kilti Pärnust teise Joonasega, särglõppaga ja istusime seal ja proovisime hääletada kell mingi 2:30 öösel, mitte keegi ei võtnud meid peale. Ja siis me saime nagu Pärnust nagu sealt Kaineti juhtide grupist mingi venna meile vastu tulema. Siis ta viis meid 40 euri eest nagu Pärnusse, võttis meid sealt bensukast peale ja siis me läksime apteeki ja võtsime kell 4 sinna. Paras. 40 euri, well done. Ma isegi jõudnud beach grindile too päev nagu. Ma ei tea, me käisime ja mulle isiklikult, ma ei tea, liiga palju inimesi liiga väikses kohas Vot koos. see oligi see, et Liis ei olnud enne käinud, aga enne seda oligi natukene minu meelest, no nagu siuke tšutt rahulikum, aga nüüd kui weekend ei olnud, siis oli see ikka päris hull. Et nagu tõesti, me kaotasime üksteist mingi 500 korda ära ja see on nagu muidu on päris lihtne saama hakkama, aga no sel hetkel oli küll kaos. Mulle meeldis see, kui me pärast läksime sealt klubist välja, läksime sinna taha randa, vot seal muusikat ikka kuuled, vaata, kui oled oma seltskonna, kes seal õhku on, ruumi on, kõik on hästi. Aga ei, mul on nagu see, et mina isiklikult nagu juba, mis oli 3.-4. aasta juba käinud, aga ütlen, et ma olen nagu harjunud sellega, vaat sa harjud ära sellega, et sul on nii rõve rahvamess ja et sa ei saa lihtsalt suru. No eks ma käin siis veel. Mõtle nagu päris imekaks, kui see oleks beach grindil, siis oleks nagu niimoodi inimesed saaksid rahulikult liikuda. See juba näitab seda, et lihtsalt väga väike ala on, nad peavad lihtsalt kuidagi nagu võib-olla suuremaks hakkama vaikselt minema kuskile. Randa välja. No samas seal ongi võib-olla see, et nagu nad ei ole päris weekendi lavani veel kasvanud, aga nagu Sunsetis suuremat teha on ka päris raske, seal on mingid piirid ees. Jah, kui tegelikult nagu Pärnulis ei ole suuremat vennud ka. Ei ole, ja suvel nagu Kultuurikatlas või Plesneris, aga ei tahaks olla ka. Aga rääkige sellest, et kas teil on raudselt mingi lugu, millest te nagu kindlasti ära ei tüdine? See What to do või? Jah, see on mingil üks võtta. Ja siis üks veel, viimasel ajal on üks lugu, mida iga kord laseme see Work It, see Soulbacki remix. See on ülikõva lugu, see on nii funky shit. Seda me laseme iga kord nagu. Vaatasime Joonasega Solomoni setti ja siis seal oli see sees ja väga rets. Ma ise ei ole kuulnud, aga ei tea, jaa. Paneme taha mängima. Ja paneme YouTube, don't copyright strike us. Down below. Ja, aga on teil mingi lugu, mida te lihtsalt kuulasite esimest korda enne seda, kui te üldse teadsite, et mingi hullud kuulus lugu on, siis te teate, no see on täielik cancer, aga noh, mingi lugu, mida võib-olla rohkem on kuulatud, et siuke veits kuulsamaga teie jaoks esimese korraga. Mul on päris paljude lugudega on see. Tooge mingi suvaline näide siis sel juhul. Jaa, Despacito, fuck that. Aga ma mõtlen nagu mingid, mis kõigile teistele meeldib, mis mulle üldse. Tegelikult on see, et nagu klubiskenes on nii palju nagu laulu üle mängitud vist, et sul on mingid võib-olla isegi laulu. Raadiohitid. Ei, isegi mitte raadiohitid. Fisheri Losing It game mulle. See on nagu, see on laul, meil on tegelikult mingi, äkki ma ei tea, 10-15 miljonit kuulamist, võib-olla veits rohkem, aga nagu ta ei ole nagu ütleme mainstreamis ikkagi nii kuulus, kui me võrdleme mingi Justin Bieberi lauludega, aga samas klubiskenes ta on nii ära mängitud. Kui sa mängid seda, et see on ikkagi nice, aga see on iga kord nagu... See on veits nagu odav, see on nagu odav crowd please, vaata. Kõik siuksed lood, mida nüüd üldse mängid, kui teised inimesed mängivad, mulle need ei meeldi. See on nagu siuke easy way, et sa saad rahva käimast, et sa oled 100% kindel, et nad teavad seda lugu. Ja täispäega ka mingi, ma tean see lugu, aga... Oh my god, that's my song! See kõik tuleb... Okei, see on nagu jah, see on siuke odav viis, kuidas siis saada tõesti seda rahvast sinna. Muusikast rääkides, kui te saaks valida ühe ajastu muusika elu lõpuni, siis mis ajastu saaks, nagu 10 siis? 90, 80, 90, Kuulamiseks või mängimiseks nagu? Kuulamiseks. Kuulamiseks ma võtaks, ma arvan, ma võtaks 90 puusalt nagu. Ma ei tea, kas ma olen mingi old school hip-hop meilt täiega, nagu see on siit üks kuulama. Ma seda võin küll lõpmatuseni kuulata. Vanasid laul on nagu mõnusaid hästi palju.
ülipalju, eriti mingid, noh, me Joonasega hakkame kuulama mingi Beatleseid ja mingi nagu siuke, nagu vanad tegelikult. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Band on ka üks. Kõiki neid nagu vanu lugesid, need väga tuusad ja mis see ülituus album oli, mida me kuulasime? Pink Floyd ja kõik need vanad tegid väga tuusad, aga ma arvan, et ma valiks iseenesest pigem nagu võib-olla 2010 kuni 2020 või 2020 kuni 2030, sest et see on nagu see, kus on kõige rohkem senimaani muusikat tehtud ja siis see oleks nagu kõige suurem valik, mida kuulata. Ma arvan, ma ise läheks nagu sellepärast sinna. Aga mängimiseks? No sama. Siis kindlalt see... Sest et nagu siin on kõige rohkem muusikat, mida mängida. Pluss seda on kõige kergem ka mängida, kuna nagu ütlesid, elektroonilise muusika asi läheb niivõrd edasi, et kogu aeg tehakse aina rohkem laule, mida saaks mängida. Extended mixid ja nii edasi. Kvaliteet on kõige... Ja kvaliteet on ka nii, jah. Aga mängimisest rääkides, meil on teile mäng. Ahaa. Veits teistmoodi. Jaa, meil on siin kaardid, kus on küsimused peal, millele te peate ausalt, avameelselt ja ilma filtrita vastama. Mõned võivad olla veits controversial, aga eks me näe. Kas oota, jagame ära? Teeme nii. Kes alustab? Ma alustan siis. Kas ma olen salaja kallima sõnumeid lugenud? Jaa. Nagu selles suhtes, kui ta vaata nagu telefon, eriti mingi kaun, kui öösel vaata, ma tulin mingi, siis kui ma olin veel suhtes, kui ma tulin mingi, nagu siis kui ta mingi umbes magab juba midagi sükast, siis telefon nagu lambist kell 3 öösel vaata, kõik kirjutab, siis mingi, mida? Kusjuures on jaa, see on nagu kes see? Mis sul juhtus, kas su vanema suri ära või nagu miks sa praegu kirjutad? Eriti kui see on kutse mingi. Sõber, parim sõber. Me oleme lihtsalt sõbrad. Oled sa nagu näinud seda? Nagu, see on nagu mingi kõik sõbrad meestust tihku, ta on mu parim sõber. Ja see on see vend, keda sa mitte kunagi näinud. Oi, okei. See vend lood iga kord, kui ma olen täna Raivoga väljasse mingi, oi, ma tulen siis hiljem, nagu lähme kinno, davai, vaata, saame kokku, siis Raivo ka mingi, tšau, niks, minema. Raivo, kas minuga ei räägi? Ja, oi, plää. Raivo. Need on need Red russid. flag. Red flag. Meeste puhul siis, kui siuke asi toimub, siis ei. Aga nagu see ongi vist tüdrukute asi, nagu tüdrukutel on lihtsam kutte friendzone'ida kui nagu, noh, selles mõttes, et kui sa oled suhtes vaata, siis see, kui sul on nagu väga palju tüdrukutest parimaid sõbrannasi, nagu your girl is gonna freak out. See on mingi stereotüüp tava. Nagu selles, miks on teil... Eksil on sitaks sõbrannasid. No ta on vallaline ka ju. Ei, aga nagu miks... Sellepärast sa oledki vallaline. Kõik naised on hell no. Mul ei ole pärast seda podcasti mitte ühtegi sõbrannat. Aga siis äkki saad suhtesse? Ma arvan, ainuke inimene, kui ma saan suhtesse, juba suht varsti on ainult Joonas. Ei. Kas meie saates tulid Niks ja Johnny? Kas me viisime need kokku? Jah, nüüd on... Tulime kapist. Elu 24. Aga ma ei tea, minu meelest on nagu see, või nagu selles suhtes, kui kutil on väga palju sõbrannasid, siis miks see on hullem, kui tüdrukul on väga palju sõpra? Ja tegelikult vaata, muidugi selles suhtes jaa, et vaata ainuke probleem sellele, lahendus selle probleemile ongi see, et millest me oleme varem rääkinud, on see, et kui sul ongi niimoodi siuke situatsioon, et su naisel on parim sõber, siis vii nad kokku, samamoodi meelsust isegi poolt, et kui sa oleks näinud seda kutti ja nagu Raivot või kes iganes, ja siis oleksid taga suhelnud, sa näed, kuidas nemad suhtlevad omavahel ja sellest juba, see juba ütleb nii palju rohkem, aga kui ta ära jookseb, siis see on nagu mingi... Ma arvan, et see oli rohkem nagu Raivo enda värk, selles suhtes, et mu tüdruk kunagi otseselt ei hoidnud teda minu eest. See pigem ta enda värk. Kes on Raivo? Pole elus. Kes on Raivo? Kuule, fuck Raivo, eks ju. Nii. Aga vahe on selles ka ju, et ma mõtlen, et nagu... Vaatame, et ma olen tüdruk, eks ju? Mul on meessoost sõber. Ma olen tüdruk, eks ju? Mul on meessoost sõber. Nagu ma eeldan, et kui ma nagu mingi hetk võib-olla pakuks, et teeme midagi. Ta oleks tõenäoliselt nõus, sest mehed on loomad. Olgem ausad. Aga kui sinu sõbranna pakuks sulle või sa pakuksid oma sõbrannale midagi, siis see sõbranna suurema tõenäosusega ütleb ei. Tead, ma arvan, et see asi ei ole meeste asi on selles samamoodi nagu, et reeglina Tinderis kirjutavad mehed, mitte tüdrukud.
nagu ma arvan, et kui sa pakud sõbrannale, tihtipeale võib-olla, oleneb, mis sõbranna on, aga kui sa pakud talle, et teeme midagi, siis ta võib-olla ütleb sulle ei, mitte sellepärast, et ta ei tahaks midagi teha, vaid sellepärast, et mis on nii kiiresti kõike teha. Saad noh? Ei, siukseid on ka, aga ma arvan jälle see on nagu mingi erinevad, kui neid on nii palju erinevaid, vaata. Mõni võib sulle öelda sellepärast, et ma pean mängima temaga, et me ei saa nii kiiresti liikuda, vaata. Aga kui te olete sõbrad, siis te olete sõbrad, nagu see peakski nii olema, nagu sul ei peakski. No sellest tüdrukutel on see ka, et ükskõik kellele Operaator Pudi! Ei, ma lihtsalt mõtlen, ma ei tahtsin öelda, ma ei tohi vahepeal juuda. Aga jutu jätkuks, ma ei tea, kui ma mingi kuti ära friendzone'in, siis tõenäoliselt ta sinna ka jääb. Sest juba kui algselt ei ole mingit nagu füüsilist attraction'it, siis... Ei tule, aga... See on nii erinev, sellest võib veel pikemalt rääkida. Jaa, see on nii. Kuule, meil käib mäng üldse, palun. Ma arvan, et see ongi asi, millest võibki rääkima jääda. Kas ma poest varastan? Nagu poest, ma puhvetist, kooli puhvetist varastan küll. Õuna kunagi võtsin. Bad boy! Naistele meeldivad halvad kutid, nii bad boy. Hit him up. Muidu peale selle 6. klassi seiga ma pole kunagi poest varastanud. Ma varastasin ükskord kogemata mingi Statoilist mingi Coca-Cola, aga see oli nagu täpselt see. Ma olen ka kogemata. Jaa, see oli täpselt see, et ma maksin kütusest ära ja siis ma lihtsalt kõndisin Coca-Cola. Jaa, mul oli see, et ma olin Järve Selveris, kes teab Järve Selverit, see on niimoodi, et sa ostad, sul on teine korrus ka, ja siis sealt teisest korruselt läheb veel nagu läbi kuskil riiete poodidesse, aga seal on need, ühesõnaga, et see peaks hakkama nagu mingi häire. Ja ma ei pannud tähele, ma on suur ala ja lihtsalt kõnnin sealt välja, jõuan juba sinna alla korrusele, mis on seal, kus on juba täiesti muud poed, siis ma mingi vaatan kätte, ma mingi... Aga samas, kui ma olen nii kaugele tulnud. Tagasi ei lähe. Läbi sai. Mõtlesingi, eriti awkward oleks see, et kui ma läheks tagasi ja siis ta hakkaks seda häält tegema, siis ma oleks lihtsalt nagu see on awkward, seega ma lihtsalt võtsin, ma nagu well, free. Ma olen ka kaalukommid, öelge, et ei ole seda teinud kui muu. Kaalukommid, jah? Ma ei ole. Ma mäletan, ma väikse oli mingi siuke trikk, et sa ostad mingi Solarisest mingi 3 või 4 viineripirukat ja siis kui sa nagu kaalud neid, vaata, panna see hinda ja siis sa veits hoiad seda kaalu üle. Hoiad kõrgemal või? Hoiad seda kotikest, seda ma olen kindlasti. Ai, mul ei jääd, ma ei hoid kotiks, ma hoidsin seda altselt nagu seda kaalu. Mõned tädikesed kuskil nagu hakkasidki, kui tundus liiga ebaloogiline kaal, vaata, siis nad kaalusid seal enda seal. Aga nüüd ise teeninduses Prismas näiteks ei saa nagu, kui sul kaal ei klapi, siis on peaks. See on häkk. Prisma näris läbi. Jah. Huligaanid. Puuvilja varast. Ma olen olnud pesemata kauem kui 4 päeva. Kindlasti. Kauem kui 4 päeva või? Jaa, kindlasti. Kusjuures... Nädalaid. Loomad! Tegelikult ma lugesin seda eksperimenti ka mingist ajakirjanikust, kes vist ei pesne ennast 1 või 2 kuud. See on tegelikult see, et mida rohkem sa ei pese ennast, seda parem on see lõpuks. Nagu keha on tegelikult loomulikult puhastab ennast. Ega hakkab ise puhastama algusest. Ma proovin neid juustega seda, et ma proovin juukseid võimalikult vähe pesta, sest ma tahan, et nad mul pähe jääksid. Ma ei viitsi lihtsalt juukseid pesta, sest mul on mingi kaos on ju ja siis... Sellepärast meil mütsid ongi kõigil. Keegi lihtsalt ei viitsi tegeleda iseendaga. Niks on ainuke vend on perfektselt ainuke puhas poiss. Ma pean ütlema, see vend on, aga kõige asi, mis mulle tõenäoliselt nagu kõige rohkem üldse ajudele käib Nikolai juures, on see, et kui meil on kuhugi vaja minna ja siis ta ütleb, et lähe minukale, et ma pean ennast korra sättima, on ju, mine perses on siuke mingi tunniajane fucking protseduur. Ta määrib ennast üle terve keha, vaatad jalgad sädeleb. Ta määrib ennast üle terve keha kreemiga kokku. Ta teeb oma soengu, föönitab seda. Algusest käib duši all mingi 20 minti, ta peseb mingi šampooni, palsami kõigega, siis ta föönitab, siis ta paneb vaha. Siis ta kammib läbi ja siis ta valib veel riided endale välja ja kogu see protseduur on tund aega. Mingis episoodis me rääkisime sellest, et kui kutil läheb kauem aega, kui sul valmis panema. See on cancer. Ma pean lihtsalt terve diivani, siis ma peissin. Aga samas, kui me läheme tõesti pessu, valime riided ja teeme meigi, siis meil läheb kauem natuke nüüd. Mul võib 3-4 tundi ka minna. Mul on 15 minti. Good for you. Mul on lihtsalt see, et oleneb, kuigi outfit'i leian. Aga mütsid aitavad meil. Jaa, see on vist meiga episood mütsidega. Me ei viitsi juukseid teha.
kas ma olen oma kallimat petnud? Ma ei saa kedagi petta, mul ei ole kunagi ühtegi kallimat. Ma ei saa kedagi petta. Mul ei ole olnud elus võimalust kedagi petta. Aga meil oli see küsimus juba Never Have Ever's. Ei ole? Niks? Sa oled või? Ei. Ma ei ole ka. Tublid. Nagu nii kaua, kuni ses suhtes, ma mõtlen, kuni sa abielus pole, siis... Kas see on tehniliselt petmine? Ei, ma lihtsalt mõtlen seda, et nagu miks peaks petma nii palju kergema lihtsalt öelda, et mingi kuule, et tegelikult on vaata kõik. Exactly. Kui sa oled abielus, see vaata formaalses, nii raske aga paberid vaata, hästi palju allkirjastada. võib sinna, et inimestele meeldib see, et neil on see safe inimene, neile meeldib see kaaslane kõrval, et tuleb koju, tal on keegi, aga samas see inimene ei paku talle nii palju pinget, et tal on nii palju rohkem nagu kergem minna ja tegeleda 100 inimesega veel. Aga ta tuleb koju ja siis on safe vaata, et talle see peab üksi koju minema. Company. Või ta lihtsalt Vända Gangster. Oota, me peame tüdrukute versiooni Vända Gangsterist ka välja mõtlema. Ma oma Kes on Vända Gangster? Härra, kes mõtleb oma väikse, mitte suure peaga. Oma väikse peaga. No ühesõnaga fuckboy, aga eestikeelne sõnastus siis. Aga gangster ei ole eestikeelne. Mis see naise versioon oleks? Väike linna gangster, see siit on, mis see kasvab. Me ei saa öelda, see on full on sensorid kohe lihtsalt. Aga samas, kui teil on mingi häid pakkumisi, pange kommentaarid. Kes on naine, kes tõmbab ringi? Ja kuidas te... Taube lau. Okei, see ei ole... Lase See ole lihtsalt lahakas. Aga tegelikult me tahame mingit lahedat. Aga kas aga lahakas ongi, see võib meestest ka olla lahakas, vaata. Aga just naisele kuidagi nagu mõeldud. Jah, nagu Vända. Oota, aga mis on lahakas? Mis on? Ma tahaks aru sellest. Lähme filosoofiliseks. Ei, ma vihkan kõige rohkem seda, kui nagu... Kui ongi mingi see, et mingi pihvat, ma mingi kutiga mingid peod, mis iganes. Ja siis kõik teised kutt mingi, tule on siuke lüts, vaata. Mis on mingi... Ta on valaline. Ta lihtsalt, talle meeldis see kutt, nad olid ennast täis, nad magasid. Ei, tehke mis tahate muidugi, aga vaata, see ongi see, et Vända Gangster on ka juba siuke, et kui ta ajab nagu naist taga näiteks oletame sellised põhimõtted, et see naine juba on mingi, et kas me oleme suhtes ja et me võime, ma ei tea, põhimõtteliselt suhtes minna vaata, et mingi suhtes abi, aga või kuidagi nagu kasutab ära või tekitab nagu selle tüdrukule nagu tunde, et rohkem kui lihtsalt läbikäimine on ja lihtsalt niisama kokkusaamine ja magamine, aga samal ajal ta kebab ringi igal pool ja teeb muid asju teiste naistega, siis on see, et talle tekitab seda tunnet ühele inimesele või nagu sellist suuremat tunnet kui lihtsalt, et kui sa tahad magada, go fucking ahead. Mul üks Vända Gangsterist või nagu ma ei taha talle Vända Gangster öelda, aga mul on üks sõber, eks ju. Üks Vända Gangster. Üks väga hea sõber, kellega me räägime avatult asjadest. Ta ütles, et tal on reegel. Ma ei tea, kes see... Okei, nii. Tead küll. Mis te räägida? Tal on reegel, et ta ei maga mitte ühegi naisega rohkem kui ühe korra. See on nii piirav mõtlemine. Jaa, see on nii... Esimene kord on alati nagu siuke, eriti kui see on nagu võõrinimest. Jaa, true. See on nagu ikkagi teine kolmas, et sa vaatad, mis saab. Jaa, õpite üksteist tundma ja see on nice. Esimene kord eriti, kui see on mingi klubis, see on alati mingi nii ebameeldiv. Oi, kus Niksele meeldib naisi klubist koju viia. Nii et ma tean, et sa vaatad seda, kuula. Ma olen see, et kas enamus ajast on autoga. Kuhu ma ei vii? Ma toon sind sellest ebamugavast tundest ära ja võta üks kahe. Nii. Kas ma olen mõnele oma kehaosale nime andnud? Noks. Mul anti see tegelikult Hollywoodi managemendi poolt, et meid kutsutakse Nox and Ginny. Noks on Ginny võtsite. Ma ei tea, miks Nox, aga Ginny sellepärast, et meile meeldib Ginny juba. Vot, aga lühikokkuvõttes mul on vahelduvad nimed. Mulle ei meeldi nagu otseselt piirata ennast. Iga kuu vahetub. Jaa, selles suhtes, et ikka kui ma vetsu lähen ja vaatan alla, vaatas ma mingi, no tšau. Et üks päev on nagu, ma ei tea, Juku ja teine päev on nagu Peeter. Ja siis tuleb Minipäev on Nikolai Junior. Toomas ja vahet. See on Peeter muideks, kui te veel ei ole märganud, ta on meil olnud siin viimased episoodid, ta on ka üks moraalne tugi. Ta on üks lojaalne tiimiliige meil, Meet Peeter. Mulle meeldib, et ta on nii kaua olnud siin, aga ma alles nüüd tutvustame teda, sorry Peeter. No ta ei räägi väga palju. Ta vahepeal liigub eelmine episood, ta tõmbas lihtsalt kuskile. Aga mul on küsimus. Jah. Kas te olete oma rindadele nimed pannud? Ma kunagi panin dissidele nimed, aga mul läksin meelest ära. Kusjuures ma olen ka ainult, kui olen dissidele siis, aga ei, rohkem mitte. See on mingi naiste värk. Jah.
ma ei ole ka kunagi mõelnud oma nagu mingi kehaosale nime. Ei, ma ka ei oleks mõelnud, aga ma just mõtlen, et naistel on see mingi küll värk, et mingi see on tiid ja teed. Kas sa mu jukut tahad imeda? Miks sa peaks nime panema selle, kas sa paned enda jaoks selle nime või kelle jaoks sa selle paned? Kui sa küsid tüdrukust, kas sa tahad mu nokut või ükskõik mida imed, tavaliselt vastus on ei. See on kuidagi halb lähenemine. Kas sa tahad? See on vist pigem mingi sõprade ja kui see on mingi lähedasem inimene juba, siis nende vahel. Ma olen seda Joonaselt küll küsinud. Kunagi ei ole jah saanud vastuseks. Again. Sinna ma ei lähe. Okei, again. Toome ära teinud sellest ebamugavast ruumist. Kas ma olen kandnud sama aluspõsu üle 2 päeva? Jaa. Muidugi. Isegi ma olen. Teate, et meestel saab nagu 4 korda vähemalt. Teist pidi keerata ka. Ja sa saad 4 korda kanda. Aid alguses bokseri. Teist pidi, sest nad on värsked nagu. Jaa, teil on vaata stringid. Linadega, muuseas, linadega täpselt sama lugu. Ja sa ümber pöörad. Ma elan Tartus. Lina on ikkagi must. Ei ole, ta on teiselt poolt puhas. Ei ole, sealt lähevad asjad Läbi ju bakterid. Ei, see on nagu see, et te kasutate sama rätikut nagu terve keha jaoks, vaata. Te ei kasuta või? Mis asja ei kasuta või? Ma ei kasuta. Näo jaoks ja keha jaoks. Sa käisid pesus, sa pesid ennast puhtaks. Ikkagi vaata, maybe you missed the fucking spot, aga vaata, nägu on ka näiteks, mina hoian nagu nägu eraldi, sellepärast et nägu on liiga siuke, minu jaoks liiga sensitive. Minu meelest nagu... Ma tunnen, et seda tuleb kuidagi nagu Ei, see suhtes küll, aga mina näoga ka nagu otseselt mingi niimoodi teen. Ma siis panen nagu rätiku peale. Aga ma isegi mõtlen, et kus kohast kui ma jalgu nühin, ma pesin puhtaks, aga ikkagi ma kõndisin seal põrandale, äkki seal tuli paar bakterit ja siis ma panen näkku selle... Aga te kuivate enne nägu ja siis aga nagu mina hakkan nagu ülevalt pikk, ma lihtsalt hakkan ülevalt pikk. Nägu, kui sul on puhas rätik, alustad ülevalt ja siis on kasutada üht. Ja, kasutad, lõpetad siin all vaata ja rätik unustab homseks kõik ära, eks ju, mis juhtus. Ta kuivab ära. Ta kuivab ära, siis on midagi. Ma lihtsalt paneks pesumasi, sa paned neid tulesid tööle isegi. Nagu sa kui sa mõtle, kui sa käisid... Panete nüüd tulete. Tere, kus need on? Oota, see otsikar üldse siin pool ju. Ma teen vetsupausi käes juba. Pudi panen pausi peale. Ei, see on teisel pool. Kas, oota. Meil ongi kõik kaardid läbi ja me peaksime lõpetama selle asja. Okei, ajame mingi niisama mela siia lõppu ja siis teeme kuulekirja või nad lähevad minema ja siis teeme kuulekirja. Sul on midagi, millest sa rändida tahaks, mingi asi, mis sul eriti närvidele käib või? Rändime viimased mingi... Mis teil tüdrukute juures närvidele käib? Tüdrukute juures närvidele käib või? Mitte meie siis, aga nagu overall. Ei, nagu overall, jah. Overall, mis me käib tüdrukute juures närvidele või? Kas me räägime suhtest või me räägime üldiselt? No suhtlevalt mina ei oska rääkida, sina räägi suhtlevalt. Ei, ma just mõtlen, ma tahaks nagu alati loodnud, ma leian endale kunagi sellist tüdruk, kes oleks siis nagu minu parim sõber. Ja siis me läheks suhtesse. Ja ma olen ka alati öelnud, et algus saab ikka sõprusest. Kui sul on inimene kõrval, kes sul on lihtsalt nagu mingi, ta olete lihtsalt, sulle meeldib see inimene, aga samas see ongi see, et sa lõpuks saad aru, et see kuidagi suhtesse tuleb, hakkab välja tulema see, et ei saa nagu niimoodi hästi, ei klapi nii. Aga kui te oleksite parimad sõbrad või juba enne ülihästi saaksite läbi, siis sealt on ainult nagu magic, mis sealt edasi tuleb. Mulle tuli meelde üks asi, mis mul närvidel käib. See ei ole nagu võib-olla isegi spetsiifilist nagu tüdrukute kohta, aga mingid kindlad nagu inimesed ja tüdrukud, kes räägivad ainult nagu teistest inimestest. Gossip! See mind nagu üldse ei koti teist inimest elu ja nagu ma ei viitsi. Oh my god, kas sa kuulsid, mis see tegi? Sa nägid, mis tema postitas või? Mis ta algselt kirjas oli? Oh my god, millest ta nägid, kes kommenteeris? Ei, kes kommenteeris? See vend kommenteeris. See vend! Saad aru, täiesti perses. Ma läksin ükskord nagu tüdrukule nagu esimesele teidile ja siis ta rääkis mulle lihtsalt nagu algusest lõpuni põhimõtteliselt kõik kutid ära, kellega on tema parim sõbranna maganud. Siis ma olin mingi... Siuke asi on. Ma saan aru, et see on juba vale, et sa nagu räägid sellest, kellega sina oled maganud. Aga nagu su sõbranna. Ja parim sõbrannaga. Esiteks, miks sind huvitama peaks, et teiseks nagu see on su sõbranna asi nagu live it be, vaata. Meil jutu teema oli see, kas see sõbranna ringi laadsus, ma ei mingi, see on siis ka... Ei, see ei saa olla, vaata, kui see on parim sõbranna ja ta tahab laadsuda ringi, sa oled nagu you go home, you do you boo. Nagu kui see on sinu sõbranna, siis sa oled nagu, sa tead, mida ma sellest arvan, aga
peaasi, et sa õnnelik oled. Kui Jonas on 2 tüdrukut puldis, siis ma olen samamoodi. You do you, ma lähen koju. Mul ei ole kunagi ühti tüdrukut puldis olnud, välja arvatud mõned korrad. Välja arvatud iga nädalavahetus. Shout out Kati. Love you. Ma ei mõelnud päris neid. Katit on kindlasti. Nagu Katiga on nende vendadel nii sügav friendzone, kui vähegi saab olla. Nimetan kõik nimed ära. Ma ei mäleta neid idasid. Tema ütles seda. Peo oli, ma ei tea. Kuule, aga selle jutu järguks, kas see, kes rääkis oma sõbrannast, kas ta rääkis nagu negatiivse alatooniga või nagu uhkene, et mingi ta on selle ja selle vennamaa? Või nagu huvitavalt, et lihtsalt, et kuule, et sa oled nüüd nagu... Ta magas Ukuga, Uku suvist. Ei magata küll, aga... Ei magata küll, see oleks päris närjaks olnud, ma oleks mingi 5,5. Uku on mingi 35 või midagi. Sitaks on. Mõtlen nagu, miks sa lähed nagu eriti, kui see on first date, ta eriti ei teadnud sind, siis see pole väga... Äkki ta tahtis nagu mingi, äkki ta tahtis mingi jututeemat leida või ma ei kujuta ette. Tõmmake normiks. Ma ei tea, kui sa oled... Nagu esimene date on suht awkward nagu alati. Tegelikult ma olen üldse nagu vanaks saanud, ma olen öelnud, et nagu date'idel on suht null mõtet, kui sa ei saa inimest. Ma pean mingi 2 aastat date'il käinud. See on nii nagu ebamugav. Nii ebamugav, et see peabki loomulikult tulema. See on nagu, sa ei peaks isegi tulema, et lähme date'ile. See on lihtsalt nagu mingi, lähme sööma või midagi, vaata. Oleme kinno, vaata. Ei, kinno ära mine first date'iks, see on mis. Kui see tuleb nii casual, et te nagu nii suhtlete juba, siis see on nagu lihtsalt... Ei, siis küll jah. Minu first date oli küll kino, aga ei, ta ütles... Aga kui te pärast teete midagi, siis... Jaa, läheksime edasi. Seega me saame aru, et vaata, kino ei ole see, et lähete kinno ja sealt on nagu lõpeb te date, aga te rääkida mitte midagi. Kuidas ma esimest date'i mälet, mul pole õrna. Ei, mitte esimene date või nagu, okei. Praeguse härraga. Praeguse härraga, mitte... Ja kus üles jaa, ma ei mäleta üldse. Ma elu esimest date'i nagu 0 idee. Kus jaa? 0 idee. Nii? Kringel oli. Niks, et mingi 1000 roosa talle raudselt. Ei, Niks, siis kui me mingi 9. klassis käisime, siis Niks käis ühe tüdrukuga 2 nädalat väljas ja ostis talle 100 roosibuketti. Oh my god. Ei tohi ära rollitada esimese nädala. Ja, siis ta ootab sinust kogu aeg seda. Sa kingidki talle, ära seda tee. Kingid tal aastas korra ja kui sa kingid talle kunagi 1000 või 100 või mis iganes. Ma kutsusin oma esimesest kord date'ile, kui see oli esimene date, ma olen sellist 4. klass, kui ma eksi, siis ma kutsusin seda tüdrukut nagu meili teel. Nagu ma sain temaga mingi Saaremaa tuttavaks, me siiamaani saame nagu hästi läbi, meist kunagi ei saanud paari, me ei teinud mitte midagi kunagi. Aga see oli täpselt, et ma olin mingi 4. klass, me saime mingi Saaremaa tuttavaks, kus meie mõned vanemad olid nagu samas mingi mõisas. Ja mõisas olime nagu puhkasime. Siis me olime seda teinud tuttavaks, siis ma olin mingi, kuule, aga anna mulle mingi oma kontakt, vaat, siis ma meili. 4. klassis vend saadab meile, kuule, sa väga-väga meeldisid mulle, palun lähme välja. Kas sa panid ikka algusesse tere ja siis lõppu parimat soovides Nikolai? Tead, mis meil meiliaadress siis oli või? See oli mu esimene meiliaadress. Biff Nick 137 või? Ei, see oli hiljem. Mul oli nikolaianlahe@hotmail.com. Nikolai on lahe. Siuke game oli sul juba see nagu mingi I know who. See oli niimoodi, et ma esimeses klassis tahtsin meili teha ja siis ma olin mingi kooli arvutiklassis ja siis ma ei osanud teha ja siis mingi vanem vend vaata oli seal, siis ma mingi, kuule, kas sa oskad mulle meili teha? Siis mingi, tohi teeme, vaata, siis mis ma panen minu jaoks, ma ei tea, Nikolai on lahe, vaata. Mängude jaoks oli vaja meili endale teha. Et saaks mingit, see Club Penguin. Ei, MSN-i jaoks. Club Penguin. MSN ka, ei Club Penguin oli ülikoha. MSN oli sitaks kõva. Date'idest rääkides, kas teil Tinder on? Ma kustutasin ära. Keegi kirjutab mulle ülikaval, jah? Saad aru? Keegi kirjutab Aga siis mulle. ka käisid seal swipe imas või? Käisin, aga nagu ma ei viitsi, ma ise ei kirjuta kellelegi, nagu see oleks... No seda nad võib-olla Tüdruk saab kommentaarides. Sa kirjutasid mulle. Kõik tüdrukud saatke screen'i, kuidas Jana sa teil Ma ei ole kirjutanud, ma kustutasin, ta ei saa, ma kustutasin Tinder ära, jah. ei, aga message'id. Vestis kaob ära, jah. ei ka. Ma ei tea. Ma ei tea ka. Mul on reaalselt Tinderiga niimoodi, et ma tõmbasin selle, käisin swipe imas, oli nagu suht huvitav swipe ida, vaata. Kas me matchisime või? Ei, ma ei näinud seal. Ta friendzone'is seal. Mul on niimoodi, et ma käin seal Tinderis mingi võib-olla korra 2 nädala tagant, ma swipe in ära, siis need vennad kirjutavad mulle mingi, ütleme, et näiteks 5 kuni 10 venda, eks ju. Kirjutavad mingi hei, mis iganes,
pick-up line on, eks ju. Ma satun paanikasse, ma ei taha neile vastata, ma ei taha nendega kohtuda ja ma deactivate in Tinderi ja siis mingi 2 nädala pärast ma lähen uuesti swipe in ja siis jälle. Ma Olen mingi mitu kuud juba olnud vist. Ma tahaks tüdruku jalg, ilusama tüdrukuna olla Tinderis ja näha, kui palju kirjutaks. Sest nagu reast kutina on Catfishi. Tüdrukutel on see, et nagu esiteks ei kirjutate. See on nagu munn tegu, vaata. Ma ei tahaks nii teha. Ja teine asi on see, et mul oli reaalselt või poistel on see, et meile ei kirjutate ja teiseks on see, et mul oli reaalselt ükskord klubis nii, et oli mingi Pihv, kellega ma matchisin Tinderis ja kes hakkas mind follow'ma, siis ma follow seda vastu, siis ma tegin mingi Kalja, tšau, vaata, see on meie pidu, tere tulemast. Ja siis ta mingi, tšau, sa ei kirjutanud mulle Tinderis, ma mingi, kas sa arvad, et kui me matchime, see on mingi kohustus sulle kirjutada mingi tšau, baby? Ei, ma ei kirjuta. Ei, tegelikult ei olegi. Te võite... See on millest nii imelik ka nagu mingi esimese asjana kirjutada. Ei, te võite ju matchida ja lihtsalt olla mingi... Et okei, nagu sa arvad, et ma olen atraktiivne, ma arvan, et sa oled atraktiivne. Täpselt, matchite, et sealt ei pea mitte midagi edasi. See on nagu mäng, vaata, sa saab mingi confirmationi, mingi yes. Ja Tinder on mineks ka nagu ego boost, sest ma mingi, oi, see on nii ilus Pihv. Huvitav. Match! Yes! Mul on ilus! Seal on kõik. Enesehinnang, üles. Ma ei olegi väärtusetu sitt. Või expose Tinder nagu. Kustutage kõik oma Tinderid ära, let's go to the real world. Ei kausalt, see on palju põnevam. Pange mulle super like. Poisid, te peate juba varsti... Peate minema. 8 minimast tutis olema. Jookske. Getting fast. Okei, tegelikult jah, poisid lähevad nüüd stuudiosse edasi mängima. Me lähme ka varsti järgi. 6.12 9/11-is. See tuleb hiljem, see on juba tehtud siis, aga keda me näeme seal? 6. detsember. 6. detsember. 6. detsember, 9/11. Üks on Johnny plus Friends, meie enda pidu. Jaa, tuleb hea. Kõik tüdrukud, poisid, kõik vaatajad sinna. Aga seda me täna näeme seal, aitäh, teiega on tore. Aga ei, loodame, et näeme kedagi ka seal. Ja, suur aitäh, et tulite. Meil oli väga mõnus hängida siin, rääkida teiega. Ja teeme kõik koos clocking out. Näeme peol. Mul ei joo katse, anna mulle neis. Seda klokkida millegiga. Bye! Nüüd tulevad kuulajakirjad. Ma ei ole kunagi teinud seda. Mikrofonid for the win. Okei. Kuulajakirjad igatahes. Meil on neid täna 2. Ja ma loen ette... Oota. Joonas ülistab. No mis sa maha unustasid? Kuule, see on mingi värav kinni nagu. Oota, siis on... Ei, siis on... Sa pead... Karjuma. Te peate karjuge midagi, kui see ei aita, siis helistage tagasi. Karjuge mingi, laske see läbi või midagi. Seal on üks naine. Okei, panin küll. Aga seal on hea, see on see naine, vaata. Magab see on. Ja ta võib magada, ta ei pruugi kuulata signaale, mingi vaevu kuulata. Oota, kuule. Siin on pära. Nii, ma loen ette. Esiteks, appi! Teie saade / podcast I don't know on lihtsalt parim. Jälle ma ei saanud aru, mida sa teed. See on nagu pangi sa vlogi, et lõpus mingi. Kiri. Jah, kust nüüd alustada? Üks poiss ja mina suhtleme ja see on nagu suhe või kõik arvavad, et me oleme suhtes, kaasa arvatud me ise. Sulgudes, vähemalt nii olen aru saanud. Aga pole olnud midagi sellist nagu, kas sa oled mu tüdruk või kas sa tahad olla mu poiss. Tema mind välja ei kutsugi, mina olen see, kes küsib, kas ta tahaks ja paljudel kordadel on vastus, ma ei tea. Mida sellises situatsioonis teha, kas ma üldse meeldin talle enam, kui ma ikka vahel mõtlen, et peaks selle asja ära lõpetama, siis ma ei suuda seda teha, sest ta ikkagi meeldib mulle. Väga. Kui te vähegi selle läbi olete lugenud, siis äkki olete nõus sellest ühes episoodis rääkima. Usun, et ma pole ainus, keda selline asi vaevab.
Ja siis ta veel ütleb häid asju meie saate kohta, aitäh sulle. Aitäh sulle. Much love. Ma jõuaks esimese asjana sinna, kus ta ütles seda, et me oleme suhtes nii palju, et me arvame seda. Jah, või ta arvab seda. Või ta arvab seda, aga meil ei olnud seda asja. Tee see kindlaks. Ja. Enne seda, et omas peas me võime nii palju asju mõelda, mida iganes. Et küsi otse ja sealt sa saad juba enda vastused, kui sa nagu ei tea, kas te oletegi suhtes, siis on okei, kui ta vastab sulle, ma ei tea. Et ei ole suhtes nii-öelda. Ei, aga sellisele küsimusele ei ole vastus, ma ei tea, kas te olete või te ei ole. Ei, mitte see, ma ei tea, vaid lihtsalt see, et tahad midagi täna teha, ma ei tea. Vaata, see ongi see, et kui sa oled suhtes on ja see asi ei toimi. See on arusaadav kinda või kui ta annab sulle mingi põhjenduse või sa ise küsid talt põhjendust, et mis mõttes sa ei tea, vaata. Et kas sul on mingid muud asjad, mida iganes. See on arusaadav, kui tal on tõesti mingid olulisemad asjad, mida teha. Totally fine. Vahepeal juhtub, aga samas ongi tee kindlaks. See on esimene asi, mida sa praegu tegema pead, enne kui sa hakkad üldse kuskile midagi edasi mõtlema, tee kindlaks. Ja kui sa nagu kardad, siis usu mind, me oleme kõik seal olukorras olnud. See olukord, kus on nagu mingi... Rejection. Ja kas või ole valmis selleks muidugi vaata. Ma ühe detaili jätsin mainimata. Nad on klassikaaslased. See on raske, aga girl, you gotta, sa pead hakkama saama sellega, et küsi ära talt, et kui sa ei ole kindel, siis see on ainuke viis, kuidas sa tead, et see, et sa omas peas oled teinud endale mingi see arvamuse, et olete koos, sellest ei piisa, sul on vaja seda, et teine inimene ka oleks sellel samal levelil sinuga, et kindlasti. Selle peab ka ära mainima, nad on hästi noored, see on isegi hirmutav veits, et nagu nii noored kuulavad. Natuke liiga noored. Ja, et võib-olla nii noorelt isegi pole mõtet. Ma tean, et see kõlab nagu, kui keegi mulle ütleks seda sellises vanuses, siis ma oleks nagu, mis mõttes ta mu elu armastas. Aga okei, nüüd tuleb shout out. Mul oli kunagi elu esimene armastus, eks ju, väike Eliis, mis ma olin 14-aastane ja oli elu esimene armastus, elu esimene suhe, kestis isegi üpriski kaua, lõppes ära. Kutt oli minust veits vanem ja ilmselgelt tal olid muud asjad, mida teha, ma olin veel suht tatt ja siis ma nutsin, halasin, arvasin, et ma kaotasin osa endast, osa oma elust. Ja siis tuleb Mama Grünts. Ema! Shout out Mama Grünts. Ma tean, et sa vaatad seda. Shout out sulle. Ta ütles mulle sellise lause, et nutsin ja halasin talle, et ütles, et kallikene, sul tuleb neid break-up'e veel nii palju. Ja tol hetkel ma olin nagu, ei, ära ütle mulle seda ja nüüd, kui ma tagasi mõtlen sellele, siis... sul oli nii õigus ja parem oleks, et nagu sa õpid nende asjadega toime tulema. Ja see teeb sind nii palju tugevamaks tegelikult ka. Ja lõppkokkuvõttes sa oled see, et me mõlemad Eliisiga oleme läbi elanud igasuguseid erinevaid suhteid. Aga ütleme nii, et tänu sellele me nagu, usun, et me teame täpsemalt, keda me enda kõrvale soovime, mis meile meeldib, mis meile mitte. Mitte, et ma ütleks kõigi kohta, et te peate läbi elama kõike neid suhteid, et sinna maani jõuda. Tore, kui sa juba kohe alguses tead. Some dumb bitches need some exercise. Ma räägin meie, et no sellest ongi, mõni õpib oma vigadest, mõni õpib teiste vigadest, kuidas kellegil, aga kindlasti, et õpi ise ennast tundma. Kõigepealt sa oled ikka päris noor. Ma ei hakka siin isegi nagu ütlema, et natuke noor, sa oled ikka väga noor. Et kindlasti see võib-olla natukene kuskilt nurgast natukene sotsiaalne pressure, et sa nagu peaksid olema suhtes või kui sul keegi meeldib või midagi, usu mind. Need on tujud, mitte tunded. Ja kõige hullem ongi see, et sa ei taha nagu hakata mingit asja ajama, eriti oma klassis kellegiga, sest et sa pead temaga olema veel nii kaua koos ja samas klassiruumis, et see teeb sulle lihtsalt nii palju negatiivseid emotsioone. Et jah, õpi kõigepealt iseennast armastama, iseennast tundma ja alles siis sa võid hakata kellegile
kellegi teisega nagu jagama neid. Sest ma tegelikult tunnen, et mul ei olnud kedagi sellist, kes mulle räägiks sellist asja nagu noorest peast. Ja ma nagu, mul oleks... Ja mul on mõnes mõttes hea meel, et sa meile nii noored kirjutasid, et siis me saame sulle nagu öelda, kuidas nagu maailm toimib. Ei, nagu öelda, mis on meie nagu, kuidas meie arvame, et see toimib meie nagu sellest kogemustest. Input, estonglish. Aga ja, sina ise oled kõige tähtsam ja nii noorelt eriti nagu tegele pigem iseendaga. Ja mul oli, ma tean, et mul oli noorena näiteks see, et mulle meeldisid mingid kutid, vaata. Ja siis ma üritasin endale nagu low-key muljet avaldada kuidagi. Näiteks mingi kutt, ma ei tea, tegeles mingi ekstreemspordiga, vaata. Mul tuli ka võib-olla lumelauatamise huvi sellest, et mingi kutt tegeles sellega, vaata. Siis ma võtsin selle ette, et talle muljet avaldada. Siis mingi aja pärast mul oli sellest kutist. Mitte ükskõik, savi. Ja siis pärast tuli välja, et mulle endale meeldib lumelauatamine ja siis ma tegelen sellega nagu siiamaani ja ma täiendan iseennast. Et võibolla võta nagu inspiratsiooni sellest, aga ära kiindu nii noorelt. Nii noorelt, ja kindlasti. Et ära hakka kohe mingi suhtesse ja asju, terve maa ja ilm olla seal suhtes ja tegelikult ka, ega meie vanemad ei ütle seda niisama, et meil on terve maailm ees ja nagu, et meil on nii kaua aega olla seal suhtes asjad, et ongi, et sa ei ole ise ennastki veel avastanud. Ja sul on kõik veel, terve maailm on valla su ees, ausalt. Ma võin ausalt öelda, et ma sain ise endast aru võib-olla 1,5 või 2 aastat tagasi. Ma olin ka kuskil 18, ma hakkasin ennast aru saama, kui ma läksin Tallinnast välja kooli ja siis seal oli rohkem siukest nagu ma hakkasin iseendaga rohkem seal tegelema. Ja olin kogu aeg rohkem iseendaga ja pudilased, kes see kirjutab sulle, et sa nii rõõmus oled? Okei, see on hea. Pudi teeb tööd. Aga jah, ei selles suhtes ongi, aga sellest, et võta see vanus ja siis ma ei ütle, et sa ilmselt oled ka umbes selles vanuses, aga ma eeldan, et enamus inimesi hakkab kuskil sellises vanuses hakkama aru saama, mis tegelikult toimub ja ümberringi ja tegelikult sa hakkad aru saama, et sina tuled esimesena ja siis hakkavad teised inimesed tulema. Ehk siis võtame punktid kokku. Number 1, tee selgeks, kas te olete koos või ei. Number 2, kui olete, siis tee selgeks talle, mida sa tahad suhtes, mida sa ootad. Kui te ei ole, lihtsalt let it be, las ta olla, las ta teeb oma asja, sina mine oma eluga edasi. Ma ei tea, nuta ennast välja, kui vaja. Tunne ennast paar päeva sitasti, kui vaja, aga peale seda võta ennast kokku, hakka endaga tegelema ja usu mind nagu veidi aja pärast sa oled selle asja täiesti ära unustanud. Ja kuna sa pead teda nagu nägema suht tihti, kuna ta on su klassivend, siis klassis äkki ole oma sõpradega pigem nagu mingi aja pärast ausalt, see võib hetkel tunduda raske, aga mingi aja pärast. Mingi aja pärast saad lihtsalt nagu mingi, issand jumal, mida üldse nägid selles inimeses ja see on kõige hullem punkt, kus sa oled nagu mingi wow. Why? Aga noh, see on kõik sellel juhul, kui ta tõesti kui ta ei taha ikkagi olla suhtes ja kui sa oled sellest aru saanud. Aga ja, et kui sa ikkagi ta on sinuga tahab suhtes olla, siis tee talle kindlaks, et näiteks see, et kui ta vastab, et ma ei tea, et ta on siuke, et ikkagi, et ta annaks sulle aega, sõnaga, et ta panustaks tähelepanu sulle rohkem. Just nii, aga aitäh sulle kirja eest ja loodame, et me andsime sulle hea vastuse. Okei. Ja, selles suhtes meil on tegelikult kirju veel tulnud. Meil on ülipalju kirju tulnud, aitäh, et kirjutate meile. Aga me tahame jätta selle nagu episoodi, kus meil on külalised ka veel natukene nagu, et nemad nagu selle... Et nad oleksid nagu fookuspunkt. Et me teeme eraldi teile video ja kui teile nii palju teile meeldis see vlog, teeme vlooge ka. Te saate vlooge ja ma arvan, et võib-olla lihtsam on rääkida vlogides nendest asjadest. Või ma ei tea, kas isegi vlogides, aga ma arvan, et me võiks eraldi episoodi teha lihtsalt, kus me nendele kirjadele vastame. Episoodi, jah. Sest meil on nii laialt rääkida nendest. Ja ongi see, et me lihtsalt võtame selle ühe teema ette ja kui neid kirju on 4, siis kui me ühest teemast juba nii pikalt räägime, siis lihtsalt venib nii pikaks. Et jah, tõesti võib-olla pigem on lihtsam teha eraldi episood selle jaoks, nii et ärge muretsege, me oleme teie kirjad kätte saanud, kes on saatnud, me oleme nii tänulikud nendele
mina isiklikult, ma olen näinud, et te olete kirjutanud, aga ma ei loe neid meelega, ma tahan seda first expression, et seda ma ei mõtleks selle peale. Ja eks me loeme siis neid eraldi episoodis. Tänase episoodi fookuspunkt oli siiski meie külalised ja selle viimase kirja, mis me ette lugesime, oli ka sellepärast, et see jäi meil nii-öelda nagu võlgu eelmisest korrast, kus me seda Google Show'd tegime, vaata, et siis see kiri oli kadunud. Ja nüüd me vastasime sellele ära ja nüüd me hakkame tegelema nende uute kirjadega, mis on tulnud. Ja kirjutage, aga me vastame nendele ja hoogsalt. Et kas järgmine või ülejärgmine episood, ma arvan, et tuleb kirjadele pühendatud. Jah, me ei saa lubada midagi, sellepärast nagu te näete, siis kõik on kaos. Me ei saa midagi aru. Me loodame, et teile meeldis see episood, me loodame, et teile meeldisid meie külalised ja ootame teid siia kanalile tagasi. Siia, aga tüdrukud, clocking out. Lähme stutti! Nix and Johnny, we're coming for you. Let's run! Oh, normid tibud ju. Me pole mingid tibud. Me oleme fucking tüdrukud.